10 000 miili kaugusel Jeruusalemmast rajab Iisrael Vaikse ookeani piirkonda uue diplomaatilise kohalolu. Välisminister Gideon Saar avas ametlikult Iisraeli esimese saatkonna Fidžil, tähistades uut peatüki kahe riigi suhetes. Enne avamistseremooniat sai Saar Fidži juhtkonna poolt traditsioonilise tervitustseremoonia osaliseks. See on au, mida tavaliselt osutatakse vaid riigipeadele ja väljapaistvatele külalistele. Nad alustavad tänast sammu selge väljendusena meie kavatsusest süvendada sõprust Fidži ja Vaikse ookeani saarte riikidega. Visiidi käigus toimusid mitmed kohtumised Fidži kõrgete ametnikega, sealhulgas presidendi Nakama Lolebalo ja peaministri Sitiveni Rabukaga. 2 riiki allkirjastasid ka kokkulepped, mille eesmärk on laiendada koostööd diplomaatia, arengu ja riikliku julgeoleku valdkondades. Fidži ja Iisrael sõlmisid diplomaatilised suhted 1970 aastal, kuid viimasel ajal on nende suhe saanud uue hoo sisse. Saatkonna avamine toimub vähem kui aasta pärast seda, kui Fidži avas 2025 aasta septembris omaenda saatkonna Jeruusalemmas, saades 7. riigiks maailmas, kes on rajanud oma saatkonna Iisraeli pealinna. Samal ajal kui enamik riike hoiab oma saatkond endiselt Tel Avivis. Nende sõnul on meie suhetes käes kuldaeg. Me tunnistame Iisraeli õigustatud julgeolekumuresid ning kinnitame taas selle suveräänsust ja suveräänset õigust kaitsta oma rahvast terrorismi ja eksistentsi ohustavate ohtude eest. Saar kiidis Fidži järjepidevat toetust Iisraelile rahvusvahelistes foorumites, sealhulgas Iisraeli seisukohtade toetamist rahvusvahelises kohtus. Kuid lisaks Fidžile endale on uuel missioonil laiem strateegiline tähtsus. Pealinnas Suvas asuv saatkond hakkab olema Iisraeli piirkondlikuks keskuseks suurel osale Vaikse ookeani piirkonnast, aidates tugevdada sidemeid mitte ainult Fidžiga, vaid ka teiste selle piirkonna saareriikidega. Ja 2 riigi jaoks, mida lahutavad ookeanid ja mandrid, ütlevad nende juhid, et suhe on alles algusjärgus.